Tohib. Me oleme televisioonist, teeme vana aasta õhtusaadet, me leppisime kokku. Millal Tipp ja Täpp siia toodi? Nad toodi siia väga ammu, nad ise arvad, et nad on 4 aastat siin olnud, tegelikult nad on juba 6 aastat. Sest esimesed päevad olid ikka väga, mis päevad, kuud, esimesed paar aastat on praktiliselt nende mälust kustunud, mis nad on siin veetnud. Nad on ikka ennast väga sügavale joonud, võib öelda, et need nii-öelda 2 inimest on ennast praktiliselt joonud nukuks. Õde Pläd, mida te täna Tipile ja Täpile andsite? Siin on, sa mõtled süsti? Süsti, jah. Oi, siin on... Kohe ma ütlen teile. Vermut oli ka lõpus, oli vermut. Jah, 2 doosi vermutit oli õhtul. Ja Täpp sai Saku Ele veeni. Jah, Saku Ele oli veeni. Palun. Naera või nutta, palun. Selline on nende päevarežiim. Nad on erilised patsiendid. Mis te arvate, et meil viinad sisternid nalja pärast hoovi peal seisavad? See on ju ravi nendele. Kiisu, olen haigla juures. Ootan neid. Ära ei sõida. Ei tea, mis nii saab. Tere. Selge, tulge sisse. Kas tohib? Tulge. Mis siis juhtus? Kõik sai alguse sellel päeval. On siin pilt. Kõik sai alguse sellel päeval, kui meid esimest päeva tööle võeti. Alguses üks operaator pakkus õlut natuke ja siis läksime juba suitsetama koridori. Ja siis seal lõime viina. Ja siis tuli esimene pahandus, siis räägiti meid puhtaks ja räägiti meid välja, me saime tööd ikkagi jätkata. Aga siis hakkas juba maitsma, tuli nii-öelda pisik tuli sisse. Kes teid kõige rohkem aitas? Meid aitas Rebane ja tädi Rutt. Mind on aidanud väga palju tädi Rutt. Mis sinul juhtus, Tipp? Põhimõtteliselt oli mul sama asi, et kui me Täpiga alustasime seda alkoholiga sõbrustamist, siis see tuli nii ootamatult tabas meid, et me läksime täitsa segi. Lapsed mäletavad ka teie selgemaid aegu. Mis siis juhtus? No siis oli ainult õlu. Siis muud ei olnud. Lõpupoole läks juba asi ka vägivaldseks. See oli padujoon. Selles mõttes, et ma mäletan, kui oli enne Anupõllu juubel ja kutsuti ka lastesaadete toimetus, kutsuti sinna peole. Siis oli ju Anupõld jäi nad olid koos selle Siiliga, mängisid klaverit kogu aeg õhtu otsa ja lõuasid ka. Ja lõpuks nad otsustasid, et nad saevad Buratino seibideks. Ja alguses tegi see kõikidele nalja, aga ma olin ainukene, kes ma sain veel käia. Enam-vähem kaine. Ja läksin vahele ja siis Tipp lõi mind. Ja siis ma kukkusin ja ma enne korraks nurka maha ja siis mulle pakuti õlut ja siis läks jälle pidu edasi. See kuulsus, see tuntus, see ajas mind lolliks, see ajaski mind jooma. Ja kui nüüd siin räägiti Buratinost, tema ju ka jõi tegelikult. Aga ta jõi salaja ja keegi ei näinud ja temal õnnestus kuidagi kõik need saated korralikult teha. Tal oli lihtne, ta ise praktiliselt oli ju alati nii täis, et ei seisnud püstigi. Aga väike hoidis tal alati pulka sees. Selle najal ta seisis ja siis ta tegi nii-öelda oma sutsu alati ära, kui vaja oli. Ühe saate võtte ajal oli siil täis ja siis ta pidi tegema kukerpalli. Aga ta veeres sealt lavalt maha ja kukkus otse sellele hundile pähe. Aga tal olid okkad
no kus siis sai alles nalja. Hundil oli valus, see karjus, tädi Rutt naeris. Meil oli ka hea meel, et nalja sai. Sellised lõbusad lood tulevad vahest veel. Tuleks nüüd teie päevade juurde siia, millega te oma päevi siin sisustate? No mind hoiab elus ikkagi Eesti balletiraamat, mida ma sirvin. Oskad sa nimetada mõnda tantsijat ka, kes ütleme lemmiktantsijat? Neid on palju. Praegult on mul kindlasti üks kõige lemmikum on Mait Tagu. No tema ei ole meil balletitantsija. Ta võiks tantsida ju küll. Kõike, Mait Tagu on elutantsija. Praegune peaminister Mart Siimann, tema teletähe tunnid olid ka sellel ajal, kui teie olite saates. Kui teie need ka kuulsushetked olid. Oskate võib-olla Mart Siimanni kohta midagi konkreetselt öelda või? Mina tahaks selles mõttes öelda, et mulle väga meeldis tema juba tollel ajal selline nõudlik joon. Selles mõttes, et tema saated olid alati pühapäeval kella 11-12 vahel ja meil hakkas alati kell 12 kordussaade, ehk siis me pidime tegema täpselt sama asja, mida me juba eelmisel õhtul olime teinud. Uuesti, nagu kordussaade oli. Aga õhtul oli ikka vahest läks pummeldamiseks ja siis me ei mäletanud enam õhtul saadet, aga ta oli alati õhtul meie saate ära vaadanud. Ja hommikul, kui ta oma tervisesaate lõpetas, siis ta rääkis meile, mis me õhtul nagu tegime, tuletas meile meelde. Ega te nii-öelda hüppes ei ole haiglas käinud? Meil ei ole nagu vaja, meil on siin, meie palatis on nii-öelda tasakaal olemas. On meespool ja on naispool. Saate oma asjad siin. Ja me saame sõbralikult ära, tipi peal, täppi peal, nagu öeldakse. Iga ilma nõela pistmata. Kord tipp all, kord täpp peal, kord täpp all, kord tipp peal. Jah, nii see on. Enne kui ma soovin teile head vana-aasta lõppu ja ikkagi paranemist ja head uut aastat, võib-olla see teie nii-öelda populaarne viisijupp ka tervituseks siis televaatajatele, kes kindlasti nostalgias ja härdustundega vaatavad. Ma peaks vist minema siin. Te ju saate ära lõigata minu käigu. Mineku ära lõigata. Ma olen siis istun siia. Legendaarne laul, mis on aastakümneid olnud ja meie Mul veel ei tule. Vaevaliselt tuleb välja. See on üks laul, mis meid on alati hoidnud hinges. Nii. 3, 4. Täna sööme komme, homme sööme komme, komme sööme üle homme. Hei, täna sööme komme, homme sööme komme, komme sööme üle homme. Hai, täpp! Siit oli